väiksed. Kordused tulema. Jah. Ma võin sulle rääkida, kuidas Lucinda Child oli selles Aadama projektis. No räägi. Et ta oli selline õhuke naine, natuke nagu selline pabernaine, lind pabernaine. Ja siis tal üks, kuna ta oli Wilsoniga juba enne koostööd teinud, siis ta teadis, kuidas asjad käivad. Ja selline tohutu keskendatus ja tähelepanu, kuidas ta lavale läks, kuidas ta seal oli, mis ta seal tegi, kõik oli nagu selline väga origami stiilis naine. Ja siis oli ka selline nagu selline spetsiifiline kulmujoon, et seda oli ka tore nagu elusalt märganud, nagu päris elus oli ka nii, nagu on siis YouTube'is või filmides, kus teda näha on. Nii et selles suhtes, et sa oled saanud koos töötada selle inimesega, kelle tükis sa nüüd oma versiooni teed praegu. Kuidas Chilesi maailm sinu nii-öelda Mari maailmaga kokku läheb, et kuidas, et see, mis sa tema asjadest leidnud oled, oli see sulle, esiteks tuttav materjal, teine asi, et kas sa leidsid sealt ennast või ka läksid tundmatutele vetele seilama kahtlasemasse kohta, kuhu sa ise ei trükiks? See jupp, Carnation, mida ma siin teen, see tundub mulle suhteliselt tuttav, et kui mingisuguseid teisi töid oleks võib-olla võtnud, siis oleks võõram olnud. Aga Carnation oli põhimõtteliselt objektitöö, selline performatiivne töö, et see töö on mulle tuttav ja oli sellist nagu sellist mõnusat äratundmismüksu. Ja mulle tundub, et see oli üks tema kõige asjalikumatest töödest, selles mõttes, et asju sisaldavaim töö, et muu on nagu rohkem puhas plats ja keha. Ja siis mulle tundub ka nii, et peale seda, kui ta oli selle perioodi nagu asja perioodi ära teinud, et siis ta läks uuesti sellise liikumisse ja Philip Glass tuli sealt siis jõuliselt peale. Et läks tantsu juurde tagasi? Läks tantsu juurde tagasi. Sina ise oled kogu aeg nagu tantsu juures, ma tean, et sa tegeled isegi mingi asjaga, mis on tantsuteraapia või jah, ma olen tantsu liikumisterapeut. Kuidas see töötab, et ühesõnaga mina ei ole käinud ja ei ole näinud, et kas see minusugust vana passi ka aitaks? Ma ei tea. Oleneb sellest, kuidas sulle sobib. Või ma usun, et midagi sa leiad seal kindlasti. On see füüsiline või mentaalne, ta peab koos olema. See ongi, et see liikumine ja mõtlemine, et tegelebki selle nagu sünkroniseerimisega, et siis läbi liikumise oma meelele lähemale saada. Või siis meel on võib-olla mingisuguseid asju täis, mingisuguseid küsimusi, ja siis sa saad panna selle kehalisse väljendusse, läbi selle võib-olla said uusi ideid või kuidas edasi minna või mida veel teha. Kas see käib sinu jaoks kunstiga nagu ühes koos, et see on kõik ikkagi see sama tükk või on need kuidagi sul peas lahus? Ja ma mõtlen, et kui sa näiteks teed siin Lucinda Chilesi nii-öelda oma versiooni, et kas see on ikkagi ka seotud selle sama meditatsiooni terapeutilise mõtlemisega või on su jaoks lahus see laval olemine ja see vaimne töö? Kui sa teed teraapilist tööd või kui ma teen teraapilist tööd, siis on tegelikult ju fookus on hoopiski mujal. Mul on fookus on inimese peal, kellega ma tööd teen. Lava on vastupidi, et minu ülesanne on see, et siin pean ma endale fookuse tõmbama. Pigem niipidi. Kuigi, kui me teeme nagu laborantteatri etendus, siis me mängime just sellega, et kangelane ei ole mitte see näitleja, vaid kangelane on see inimene, kes sisse tuleb ja see on tema lugu, mis hakkab käivituma. Et nii ja naa, aga selles settingus, mis siin on, et siin on küll see, et sa töötad selle peale, et püüad särada või anda nii palju, et olla siis nagu see päike või mis iganes. Kuidas sind see 60-ndate, 70-ndate niisugune modern ja siis postmodern tants mõjutanud ja tõuganud on, et kui sa
kui sa näiteks õppisid, et kas need tüübid ka sind mõjutasid, kas need olid mingid eeskujud või mingid lained või millal sa selle enda jaoks leidsid või sellest mõtlesid? Minul on esimene haridus on puhas klassikaline ballett ja sealt selline nõukaaja lõpp, siis ei olnud neid kaasaegseid stiile niimoodi kättesaadaval. Ja kui ma läksin, põhimõtteliselt ma tegin nagu hüppe kohe sellisesse performatiivsesse teatrisse, et mina läksin selle Meyerholdi ja sellisesse nagu, paberkanõu. Artur Aite, Barba, Eugenia Barba. Ja. Mina hüppasin sinna ritta. Et mul jäi nagu see tantsijate poolel vahele ja siis ma avastasin peale seda, kui ma olin teinud seda performatiivset teatrit, siis ma nagu takkatraavi vaatasin, siis tantsukoolkonna ka nii üle kogemuspõhiselt üle või, aga ma ei ole sinna kunagi süvendatud sisse läinud. Sellepärast mulle tegelikult sobibki see Lucinda Childi tükk, seepärast, et ta on see nii-öelda minu nagu loo jätkuks või sobib sinna hästi. Kas naine loojana on eraldi asi, mille peale sa oled mõelnud, et naine kunstnikuna selles maailmas, et on tal, ütleme ausalt, et kuni 20. sajandini oligi naisel loojana igal pool palju raskem, eks ole, Virginia Woolfi, ma ei tea, oma toast, eks ole, või Shakespeare'i õe mõttest, et Shakespeare'i õde ei oleks kunagi sinna jõudnud, kus Shakespeare. Et kas sa oled sellele oma elus mõelnud niiviisi, et sa naisena ja kunstnikuna oled kuidagi teises rollis või teises asendis või ei ole see üldse teema? Ma arvan, et see on teema, aga mõnes mõttes see on nii raske teema, et me ei ole sinna läinud. Ma olen oma jõudu hoidnud mingi, selle jaoks, et ma arvan, et seal on päris kõva sein ees. Ja siis kas sa paned nagu jõudu sinna, et sa taod vastu seda seina ja ma ei ole nii tugev olnud, et seda nagu teha. Et ma olen pigem teinud niimoodi, ma olen olnud see, kes ma olen olnud, ma olen kasutanud neid võimalusi, mis on tulnud, ma olen olnud selles tugivõrgustitus, ma olen nagu 3 lapse ema ka, et on hästi oluline olnud see, et mu tugivõrgistik toimub selleks, et ma saaksin teha, mida ma olen teinud. Et ma ei ole kuskilt nagu oma naba nii-öelda venitanud või ma ei ole naiskunstnikuna üles astunud, et siin ma olen ja tulistage. Et ma olen, ja seda ma ei ole teinud. Aga tahaksid kunagi? olla tulistatav. Olla tead, et panna ennast löögi alla niiviisi selles mõttes, et kunstnik paneb ennast igal juhul löögi alla. Et ka selle ikkagi teise kunstniku maale minemine ja tema versiooni tegemine on ka mingit liiki löögi alla panek ju. Jah, aga see ei, ta ei kõiguta midagi või see on ikkagi veel turvaline ala. Tahad turvalisest soolist välja tulla või? Ma tahan asju teha ja kui see turvalisest soonist välja tulek praeguse seisuga tähendab seda, et ma enam ei tõuse või ma enam ei jaksa peale seda, siis ma ei lähe sinna, sest mind huvitab protsess. Et võib-olla kui ma tunnen, et et mu protsess nüüd vaata, et kuidagi ilma suure pauguta ja vere valamiseta ei saa, et siis on nii. Aga praegu ma nagu ei ole selles kohas. Ja kui vaja barrikaadile minna, siis siis tuleb minna, aga Judge'i juurde veel korraks, et selle töö nimi on Carnation. Jah, Nelk. Ja mõtlen, et aga samas on natuke, kas viide on seal, mõtlesin, see on nagu, kuna seal on see kroonimise akt, on nagu coordination, eks see on nagu see karne, mul tuli liha. Ja liha täpselt, et lihalikuks saamine, et see on hästi palju pisikesi viiteid, et kas sa oled püüdnud seda enda jaoks avada või ongi see nii-öelda mitmekihilisus seal mõnus, et ei olegi vaja lahti koolida, et mida tema tahtis öelda? Ma mõtlesin läbi
läbi või noh, ma vaatasin läbi ja nagu töötasin sellega, mida mina suutsin näha tema töös. Ja huvitav oli ka see, et kui ma teiste niimoodi vaikselt seda videot näitasin, siis kuulata teiste inimeste nagu, noh, mida sealt oli võimalik näha või. Ja see oli põnev. Ja mingid viited ma olen sealt sisse jätnud, aga ma olen ka, noh, ma enda jaoks võtsin selle asja nagu tehniliselt pulkadeks, nii ta nagu tehniliselt teeb. Selles mõttes, et nagu dramaturgiliselt või noh, ja ka tehniliselt, puht nagu füüsiliselt. Ja siis ma vaatasin, et ahah, et kui ma võtan selle, siis ma saan sinna suunda minna, kui ma võtan selle, siis ma saan sinna minna. Et see on selline kombinatsioon tema ideedest, tema tehnilistest võtetest ja sellest hetke olukorrast, kus ta selle töö lõi. Kuskilt ma lugesin või kuulasin, ma tõesti ei mäleta, aga et seda üht kohta öelda, et see on nagu natuke dadaistlik töö. Ja samas, kui mina vaatasin, ma nägin ka seal ikkagi täiesti niisugust, noh, ütleme selle aja kohta niisugust sotsiaalkriitilist viidet, et seal on ju selline naiseks olemine, et noh, köögi tööriist või vahend, siis lokirullid või noh, niisugused, et sa nii-öelda ja siis selline kuninganalik poosi võtmine ja nii edasi, et mis võtmetega sina veel vaatasid seda, et ma mõtlen, et üks on tada, siis on sotsiaalkriitika, aga noh, jah, et või ei ole niiviisi vaja üldse kunstiteose kallale minna? Niimoodi võib minna, kui see annab sulle nagu huvitavaid ideid juurde ja noh, nagu seda kihti juurde või rasva, millel on parem libistada. Ja kui mina vaatasin seda tööd, siis ma nägin selles palju seda 60ndate Schützen Theatre algust, et oligi nii, et mida me teeme? Nii siiamaani on teatris olnud hästi palju rõhku kostüümil. Võtame kostüümi ära, lähme igapäevaselt peale. Nii on hästi palju olnud rõhku tantsutehnikal, võtame ära, teeme igapäevaliigutused. Hästi palju rõhku on sellele, et asjad on spetsiaalselt disainikud. Võtame ära, teeme igapäeva asjadega. Hästi palju rõhku on valgusel, võtame ära. Aga seda siin ei ole, nagu see valik on see, et valgus toetab, mis toimub, ei ole siuke lahtine ruumivalgus. Et ma nägin nagu seda ajaloolise tausta kuminal. Ja ka kostüüm, punane, et tal on punane lühikeste varrukutega särk ja sinised teksapüksid, selline põhimõtteliselt nagu rahvariided seljas, et Ameerika värvid on punane sinine, pluss see, et teksa on nagu põhimõtteliselt siuke tänapäeva rahvariie. Ja siis töötada selle sealt, et ülev ja madal nagu vahetustega ja viidetega. Kumb ruum sulle endale nagu parem on või kihvtim, et kas selline üldvalgusega galeriiruum, kus sa oled inimesega vastakuti või siis laval teatraalne ruum, et kui ikkagi sa oled täpselt selle kunstvalguse prosekatega ära lõigatud. Mina näiteks pean tunnistama, et mulle mingis mõttes näiteks luuleõhtuid meeldib endal kergelt lavastada, et ma ikkagi olen nagu rambivalguses, et ma tahaks minna nagu peale nagu rock'n'roll bänd. Et sa oled ikkagi kuidagi ära lõigatud natuke publikust, aga see on jälle võib-olla selline ülevalt alla, et kus ruumis sina ennast paremini tunned? 2012 ma väsisin totaalselt mustast kastist ära või see publiku ja inimese või see eraldatus, mis on see, mul oli täiesti läbi, et ma olen üle hulga aja nagu kastis jälle. Et on väga huvitav tulla tagasi niimoodi, vaadata seda kasti nagu, et ahaa, et mis asi see nüüd nagu on peale seda, mida ma vahepeal teinud, et ma olen nagu hästi vahetult inimestega suhelnud ja sellisel nagu väga samal tasandil. Et see on nüüd ka mõnes mõttes mulle nagu siuke retro perspektiiv või et mingi kokkuvõtte millestki, mida ma olen teinud enne. Ja siin ruumis on konkreetselt niimoodi, et kui oleks võimalik, et inimesed on lähemal, kui mul endal oleks vähem ruumi, siis saaks teda teha igapäevasemate valgustega. Aga kuna me oleme siin 4 kunstnikku koos ja meil on igalühel oma siuke ruumispetsiifilised vajadused ja kui inimesed on nii kaugel, siis tuleb see valgusega nagu see ruum teistmoodi täita, et see on
ruumipõhine lahendus, võiks nii ja teisiti. Aitäh, kindlasti, mul on alati lõpuküsimus, et ma kindlasti jätsin midagi tähtsat küsimata või et kas on midagi, mis sa tahad ise ütelda selle protsessi või selle asja kohta või selle töö kohta, mida mina ei taibanud küsida, et on sul miski asi, mis kripeldab, millele sa oled mõelnud? Otseselt ei ole, aga see on esimene kord, kui ma kellegi tööst lähtudes midagi teen. Niimoodi otseselt, et sul on kopeerimiseks mingisugune teine inimene. Ma arvan, et see on hästi lahe protsess, et sul on keegi eeskuju ja siis sa mõtled, kuidas ma sellesse suhestun, mida ma sellega teha saan, palju ma sellest võtan, et kõik nagu valikud on niisugused huvitavamad ja teistmoodi kui see, kui sa töötad täiesti sellise vaba ja endale jõtatud raamiga. See on põnev. Mõnikord, ma olen ka tundnud, et mõnikord raam annab vabadus, et kui mulle öeldakse, et mul tahetakse riimidega teksti, mis räägiks, ma ei tea, vabariigi aastapäevaks, siis mõnikord on see hea väljakutse, kui ma suudan selle sees nagu ise lammutada ja kuidagi jääda ka endaks, eks ole, et mitte minna nagu lõpuni kaasa või reeta oma olemist. Mind natuke hirmutas, ma Isadora Duncani kohta lugesin ja vaatasin palju ja praegu näiteks üks tüdruk, kes on teinud tast täitsa häid videoklippe ja rääkinud tema koolkonnast niiviisi väga uhkelt räägib, et YouTube'is, et tema on 5. generatsiooni Duncan dancer. Ja tead, siis mul hakkas natuke hirmus, et ma saan aru, kui sa üks kord elus teed kellegi coverit ja mängid sellega või paar korda elus, et otsid mingeid mõjutusi. Nagunii kõigil meil on, kunstnik ei tule tühjalt pinnalt, nagunii on mõjutused, aga et sa pühendadki oma maailma selle, et sa oled nagu, ma olen 5. generatsiooni Duncan dancer, ma teen tema liigutusi, tema koreograafiat, tema seda, see on minu jaoks natuke hirmutav. Aga ma arvan, et kui ta ise selles õnnelik oli, siis on tegelikult ta on ju mingi nagu see aardevalvur või ta on nagu see treasure keeper. Ta on see, kellele on see traditsioon antud, ta hoiab seda ja on väga tore, kui ta on olemas, seepärast et näiteks koolis meil oli, seal Taani koolis oli see, et me tegime Meyerholdi neid harjutusi, me tegime paberi pealt. Ja nagu traditsiooni, see on nagu see, kui see traditsiooni paberi pealt, et see liikuvad traditsiooni veel eraldi, et eriti, et see on nagu, keegi võiks teada. Ja siis on tore, kui on sellised 5. põlve omad, kui nad sellega ise väga rahul on. Et sa võid minna ja küsida, et aga kulge, et kuidas siis oli ja sul tal on vastus. Et ma ise võib-olla ei teeks neid valikuid, aga mul on hea meel, kui keegi jaksab või on põhjust hoida neid asju. Kindlasti on see ka väga väike niit, et tegelikult oli see väga haruldane või hea, et YouTube'is väljas on, võib-olla ta on neid inimesi 5 tükki olnud. Aga suur tänu ja ma rohkem ei kiusa. Jah. Selle sa paned selga ja. Jah. Selle. Ilus.